Kujuta ette, et valid oma lemmiktegelase, paned talle peopeses väikese südame, teed soovi ja annad nime. Just sel hetkel sünnib väärtus, mis on suurem kui tavaline mänguasi. Build-A-Bear on elamuspõhine jaemüük kõigil puhtamal kujul. Klient ei osta valmis toodet, ta loob selle ise. Valik, täitmine, südetseremoonia, puhvimine, riietamine, sertifikaat. See tervik loob emotsiooni, millest kasvab lojaalsus. Build-A-Beari ärimudel baseerub 3 sambal. Esiteks, direct to consumer, oma poed ja e-pood, kus kogemus ja kordusostud käivad käsikäes. Teiseks, commercial, hulgimüük ja IP-litsentsid, mis avavad ukse populaarsetesse tegelastesse filmidest ja sarjadest. Kolmandaks, international franchising, frantsiisid ja partnerlused, millega saab kiiresti siseneda uutele turgudele, hoides samal ajal brändi ja teeninduse tuuma kontrolli all. Eestis motiviseerib see Ülemiste keskuse koostöös XS mänguasjadega. Shop-in-shop formaat vähendab sisenemisriski, kasutab olemasolevat külastusvoogu ja lubab testida, millised kollektsioonid ja sõnumid kõnetavad Balti peresid. See on õrn sisenemine, madalad kapitalikulud, selge operatsioon ja võimalus tulemuste põhjal kiiresti skaleerida Riia ja Vilniusse. Edu võti on standardiseerimise ja kohandamise tasakaal. Standardseks jääb brändi tuum, rituaal, materjalide ohutus, soe maagia ja 8 selget sammu, mis tagavad etteaimatavad turvalise kogemuse igal turul. Kohanduvad aga tegelaskujud ja kollektsioonid, sündmuste kalender, hinnapakid ja kommunikatsioonitoon nii, et nad klapiksid kohaliku kultuuri, pühade, kingitraditsioonide ja ostujõuga. Kultuurimustrid aitavad rõhuasutusi sättida. Individualistlikel turgudel toimuvad lood eneseväljendusest ja ainulaadsest karust. Kollektivistlikumates kultuurides rõhutab bränd ühise loomise rituaali ja perehetke. Kõrge ebakindluse vältimisega riikides hinnatakse eriti selgelt struktureeritud protsessi ja läbipaistvaid reegleid. Põhja-Euroopas lisanduvad ootused kestlikkusele ja laste andmete privaatsusele, mis mõjutab nii materjalivalikud kui ka CRM-praktikaid. Omnikanalsus seob poehetke ja kliendi elutsükli. Emotsioon tehitab koha peal. Video, heli, tseremoonia ja fotohetk. E-pood jätkab lugu. Aksessuaarid, hooajaversioonid, kingekaardid ja minidropid, mis annavad põhjuse naasta. CRM tuletab meelde sünnipäevi, kooli algust ja pühi, kutsub töötubadesse vaiksetel kuudel ning pakub personaalset sisu vastavalt ostuajaloole ja tegelasele, mille laps valis. Kui tilkida strateegia 4P raamistikku, siis toode on kogemus ise, 8-sammuline protsess ning lai kohandatav valik. Hind on keskmises segmentis, kus ostukorvi kasvatavad aksessuaarid ja teenused nagu sünnipäevapaketid ja töötubade tasud. Koht tähendab suuri kaubanduskeskusi, e-poodi ning paindlikke formaate nagu pop-up ja shop-in-shop, millega saab turge proovida madala fikseeritud kuluga. Turundus on integreeritud, sotsiaalmeedia ja kohalikud mõjuisikud. Vitriinis nähtab loomise lugu, kogukonna üritused ja andmepõhine lojaalsusprogramm. Mõõtmine on lihtne ja konkreetne. Vaata, kui suur osa poetsooni külastajatest astub protsessi sisse, kui palju kasvab keskmine ostukorv, kui lisanduvad riided ja aksessuaarid, mitu peret naaseb 90 päeva jooksul, milline on NPS ja arvutused, kui suur on litsentsitud tegelaste osakaal käibes, milline on töötubade ja CRM-kampaaniate tasuvus. Need KPI-d seovad emotsiooni otseselt majandustulemusega ja aitavad kiirelt kohaneda nii sortimenti kui ka poestsenaariumi. Riske on paratamatult. Sõltuvus välisest intellektuaalomandist tähendab, et litsentside lõppemisel tuleb portfelli tugevdada oma kollektsiooniga. Valuuta ja tariifid nõuavad planeerimist ja vajadusel riskide maandamist. Tarneahela tõrked vähendavad multisourcingu ja varude distsipliiniga. Kohalik konkurents kaubanduskeskustes sunnib pidevalt värskendama sündmuste kalendrit ja vitriini ning hoolimata hooajaalsused peab madal hooaeg olema täidetud teemaklasside ja mikrokampaaniatega. Miks see mudel skaleerub? Sest tuum kogemus on universaalselt arusaadav.
Laps osaleb loomises ja saab oma tegelase ja kõik muu on targalt lokaliseeritav. Ühtne rituaal hoiab brändi ära tuntavanna, kohalikud valikud teevad selle asja kohaseks. Nii muutub Build-A-Bear igal turul vähem mänguasjapoeks ja rohkem kohaks, kus luuakse mälestusi, mis toovad peret ikka ja jälle tagasi. Kokkuvõttes ei ole Build-A-Beares märk pelgalt müüa karu, vaid pakkuda mälestust selle sünnist, emotsiooni, mis kestab kauem kui üks ost.